Apiteraapia on mesilaste ja mesilaste poolt toodetud saaduste kasutamine inimese hüvanguks. Ja see ei tähenda ainult seda, et me mesilassaadusi kasutame siis, kui me oleme haiged või nõrgad, vaid ka organismi iseparanemisprotsesside aktiveerimiseks igapäevaselt. Ja mesilassaadustest kõige levinum ja käepärasem on mesi. Ja mett võiks siis igapäevaselt võtta 1-2 dessertlusikatäit. Ja seda kas siis puhtalt või segatud mõne toiduga või siis joogiga, aga kindlasti mitte siis kuumadesse toitudesse ja jookidesse panna. Kõige nõutum mesilaste saadustest on taruvaik ja taruvaigu kõige levitum kasutusviis on tema alkoholitõmmis, kas siis nüüd spreina kasutada, ehk siis kurgu aerosoolid, mida me teame, et põletiku vastased ja valu vaigistavad, või siis ka inimesed tihtipeale alkohoolset tinktuuri lahjendavad veega ja joovad teda sisse. Ja see on jällegi, et ta on antibakteriaalne, viiruste vastase toimega, seente vastaste toimega ja kaitseb inimest siis haigustekitajate eest. Õietolm ja suir on juba mesilaste poolt pooltöödeldud, nad korjavad teda. Ja inimesele on ta eriti väärtuslik valguallikana ja nõrga organismi tugevdamiseks. Mesilase mürk on kõige intrigeerivam mesilastoode, aga ta on ka kõige ohtlikum ja kõige suuremate kõrvaltoimetega. Aga maailmas on väga palju tehtud uuringuid, kus raskesti paranevad haiged saavad organismile toetust siis kasutades mesilas nõelamisprotseduure, kaasa arvatud ka halvasti paranevad haavad. Haavade ümbert lastakse mesilastega nõelata. Kõige trendikam tänapäeval on ära kasutada mesilaste energiat. Ja selle energia ärakasutamine võib välja näha nii, et kas siis inimene läheb ja on mesitaru juures ja kogeb seda suminat ja energiat või siis ka on ehitatud spetsiaalselt mesilasmajakesed, kus siis mesilased all elavad ja inimesed lähevad sisse, lamatsite peal magavad ja kogevad seda energiat, seda lõõgastust ja nii nad tugevdavad enda immuunsüsteemi. Ja lõpetuseks võid öelda, et mesilassaadusel on väheste kõrvaltoimetega, kuid kõige olulisem kõrvaltoime on allergia. Ja need inimesed, kes on allergilised mõne mesilassaaduse suhtes, peaksid siis vältima neid tooteid.